Stefan, sa oled noor silmapaistev Eesti freestyle suusataja. 2 aastat tagasi võitsid see Euroopa noorte olümpiafestivalil hõbemedali. Ülemöödunud hooajal tulid Euroopa kontinentaalkarika etapil teiseks ja möödunud hooajal Tali universiaadil teiseks. Enne suuskadele siirdumist tegelesid aga aastaid jäähokiga. Alustame algusest. Jäähokiga alustasid sa isa eeskujul juba 3-aastaselt. Ma ei tea just palju noori, kes oleksid nii varakult trenni läinud. Kas sa olid eriti aktiivne ja sportlik laps või oli see perekonna tausta arvesse võttes asjade loomulik kulg? Nii tõesti oli. Ma arvan, et pigem oligi see, et kuna meil perekonnas on jäähoki väga levinud tegevus, isa ja mõlemad vennad mängivad jäähokit. Ja siis oligi, et tegelikult vaatasid isa ja onusid, et tundus äge asi teha ja nii-öelda mängisid ka peaaegu profi tasemel, nagu tahtsingi olla nagu nemad. Ja sealt oligi see, et loomulikult kõik ka proovib selle alla ära. Ja ma ei tea, ma ütleks, et vähemalt minu tutvusringkonnas on kõik suht 3 aastat alustanud. Siis ma arvan, et olengi lihtsalt sellisesse väitsiga sattunud. Ja sellest jäähoki on hea lihtne ala, millega varakult alustada. See õpetab kehakontrolli. Samamoodi füüsiliselt on väga arendav ala. Nii et ma arvan, et oli hea algus minu teekonnale. Kuidas sa jõudsid jäiselt hokiväljakult lumistele hüppemägedele? Mis hetkel said aru, et sinu trump võiks olla hoopis riskantsem ja loomingulisem spordiala, nagu seda on freestyle suusatamine? Päris huvitav lugu. Nimelt läksime perega, käisime Kivieris, oli aasta 2016-17. Käisime niisama mäesuusatamas, tuli põhimõtteliselt jubesti välja, et läksin kohe kõige suuremale mäele ja nagu üldse probleemi ei olnud. Ja siis mõtlesin nagu tegelikult tahaks proovida mäesuusatrenni minna. Sinna oli Nõmmel, oli keskus, nii-öelda kodu lähedal. Aga siis järsku hakkasin kuskil YouTube'i vaatama. Tottus, et kogemata Kelly Hilderu poolt. Ja sealt tundus see nagu jube huvitav ala. Et siuke loomingulisem ja avaram ja siuke laialdasem ala. Ja täpselt samal ajal tekkis kodu kõrval Kotopällidesse siis esmakordselt freestyle suusatrenn. Kuidagi sattus silma, läksin proovima, kuna trenn oli rullüskudel, mis jäähoki taustaga tuli mul väga hästi välja. Ja sealt siis oligi loomulik tee sinna. Et see mäesuusa taust nii-öelda jäi tagaplaanile, tundus siuke toigasta vahel sõitmine pigem igav võrreldes torude ja hüpetega. Kui vana sa olid, kui sa esimest korda teadlikumalt siis freestyle'i treenima hakkasid ja ka võistlustele suundusid? Teadlikult selles mõttes ma nagu freestyle'ile keskendun. Oli kuskil 5 aastat tagasi. Oligi see, et jäähoki ja suusatrennid hakkasid nagu ajaliselt nii klappima, et põhimõtteliselt ei olnud reaalne enam mõlemad teha. Ja siis tuligi hakata valima. Mõtlesin plussid miinused läbi. Ja lõppkokkuvõttes tundus freestyle suusatamine õigem või parem valik selles mõttes, et saan seda elustiilina teha. Et jäähokis on see, et nii palju oleneb sinust, mitte ainult sinust, vaid meeskonnakaaslastest. Aga freestyle suusatamine on kõik põhimõtteliselt ühelde kätest. Sinu areng on olnud väga kiire. Mis sa ise arvad, mis on sellele kaasa aidanud? Ma arvan, et number 1 on see sihikindlus ja distsipliin. Nagu jäähokiski, siis ka freestyle suusas on see oluline, et sa järjepidevalt teed. Et ei ole see, et üks nädal teed, järgmine nädal ei tee. Või niimoodi, et näiteks talvel käid mäel, aga suvel suusatamiseks nagu mitte midagi ei tee. Tulebki aasta ringi kohe midagi teha. Samamoodi nagu ma siis suvel lahendasin selle niimoodi, et ehitasin omale kunstkõlva tagaaeda.
et siis ma põhimõtteliselt saan suutada ringida. Ja ma arvan, et see kunstnõu on eriti kaasa aidanud, kuna vahepeal koroonaaeg vahel ja oli üks ülikehv talv, me saime Eestis suusatada ainult 1,5 nädalat ja oligi. Teised istusid kodus, olid karantiinis, mina olen rahulikult trenni taga ja sellest teha. Kui sa mõtled isikuomadustele, siis mis sa arvad, millised noored kõige paremini just seda ala harrastama sobivad? Ma ei tea, ma ei oskagi nüüd konkreetselt välja tuua neid, et põhimõtteliselt saab iga noor teha. Et ka mina vaatan trikke, asju. Aga minu tugev on see, et ma suudan hirmust nagu üle saada. Et hirm on täiesti normaalne asi, aga lihtsalt tuleb osata sellest üle olla ja trikk ära teha. Freestyle suusatamine on visuaalselt väga efektne ja vaatemänguline, aga ta on ka ohtlik ala. Sinagi taastud hetkel põlve ristatisideme rebendist. Mis juhtus ja mida on taastumisprotsess sulle õpetanud? Jah, eks ta on omamoodi ohtlik, aga samas ei saaks öelda, et teised alad vähem ohtlikud on. Igal alal kaasnevad omad vigastused, traumad. Aga minul siis viimane oligi see Torino universiaat, Tallinna universiaat, kus ma eelmisel päeval võitsin siis pargisõidu hõbeda. Seejärel järgmine päev oli aset leidmas Big-Airi kvalifikatsioon. Tegin esimese sõidu ära, olin 3. kohal, aga nägime ilmateatest, et järgmine päev on päris kehv ilm ja suur tõenäoliselt see võistlus võib ära jääda. Nii et otsustasime, mina otsustasin, et võiks kahekordset trikki ära teha hüppest. Võtta siis nii treeninguna kui ka võimalusena kvalifitseerida finaali esimesena, et see kulg kätte saada. Ja ega seal väga midagi nii hullusti ei läinud, vaid oligi see, et trikk oli kahekordne vasakule kork 80, mida põhimõtteliselt suudan 10-10 ära maanduda igast hüppest. Aga siis oli see, et hüppe oli tavaliselt väiksem, võtsin tavapära soo, läksin väga hea tundega sisse, tegin trikk ära, ülikergelt keeran ümber ja ega esimese kokkupuutega maaga ei juhtubki midagi. Lihtsalt lübisin küljega edasi, mööda lund ja siis jäi parem jalg koos suusaga, jäi lume sisse kinni ja siis oligi nii, et seal oli mingi lohk ja sealt see põlv kuidagi tagurpidi, ma ei teagi ise ka täpselt kuidas läks, igast kuidagi jäi kinni ja suus kelatama tuli. See oligi alguses nagu sain aru, et no, oli päris paha liigutus põlve jaoks, aga sellest sain ise püsti, sain ise mäest alla ja ega keegi alguses ei osanud arvata, et meil midagi nii hullu on, kuna ma sain joosta, hüpata trepist üles alla. Ja lõpuks MRT ikkagi näitas, et on rebend. Nii et on meie ala osa ja ma arvan, et see käib meie alaga paratamatult kaasas. Nagu sa ütlesid, siis vigastused on ekstreemspordi osa. Kuidas sa vaimselt nendega toime tuled? Mis hoiab sind motiveerituna, kui sa ei saa igapäevaselt teha seda, mida sa kõige rohkem armastad? Õnneks on minu jaoks läinud tegelikult päris hästi. Et ma ei olegi võtnud seda nagu kohustusena, vaid iga asi või juhtum on mingi uus võimalus millegi jaoks. Et see kunagi ei tea tegelikult, mis põhjusega juhtub. Võib-olla hiljem saad teada, võib-olla mitte. Motivatsiooni ka saan sellest iga päev saan ikka trenni teha, kuigi mitte suuskadel, siis tegelikult jõusaali ja kõiki muid treeninguid ma naudin võib öelda sama palju. Et siis on natuke teistmoodi see kava, aga küll suuskadele tagasi saab ja ma olen karjääri piisavalt pikk, et seda suusatamist jõuab korralikult nappida. Kui palju on see kogemus sind sportlasena muutnud? Kas on midagi, mida sa täna teeksid teisiti või hindad rohkem kui varem? Jah,
Selle mõttes, kui ma esimestel nädalatel ei suutnud oma tagareid üldse liigutada, siis nüüd ma väärtustan seda, et tagareid liigub ja samamoodi näeme nüüd saan 5 kuud joosta. Ehk ma arvan, et siis, kui ma lõpuks saan normaalselt jooksma, siis jooksmine muutub üheks lemmiktegevuseks mõneks ajaks. Millised on sinu järgmised eesmärgid ja unistused? Eesmärke on palju, aga lähimatest eesmärkidest on siis see, et edukalt lumele naasta. Et siis niimoodi, et ei pea põlvele mõtlema ja kõik testid asjad jalad on piisavalt tugevad, võrdsed. Ja edasi ongi see, et tahaks jõuda maailma tippu, et jõudagi maailmakarikale, siis sealt edasi MM-ile, siis olümpiale. Ja siis kõige suurem unistus on jõuda taliolümpiamängudele ja sealt võita medal. Aitäh, Stefan, ja edu sulle järgmiste tippude vallutamisel! Aitäh!